Tšau, ma olen Millennial Artem. Ma olen Suumer Kris. Ja meie oleme Millennials. Keegi just hiljuti kommenteeris meie video alla, et me pole ammu teinud toidukombosid ja meil Krisiga nagu veits connectis ära. Me oleme sellist sarja ka teinud. Ja, me pole ammu saanud ennast oksel ajada videos. Ajame täna. Ja see on crazy. Ma võtsin paar soovitust siis meie viimase toidukombode video alt ja no mõned olid ikka nii halvad või vähemalt minu peas need ei mängi kuidagi moodi kokku. Ära muretse, mul on samasugused, aga internetist. Okei, tuleb väga huvitav osa lendama videosse. Let's go. Ma alustan kohe sellisest soojuskriitilisest asjast ja nimelt, ma natuke tutvustan ka. No nii. Vaata, kogu aeg on internetis olnud see sõda, et kas ananass käib pitsa peale või ei käi. Ja ma sain Kertu kaudu teada, et see on täielik eilne päev ja uus sõda on see, kas kiivi käib pitsa peale. Oh my god! Siis ma lõikasin kodust meile kiivid kaasa ja võtsin Rimist ühe värske pizzatüki, see on isegi vist natukene veel soe. Võtsin siukse klassikalise juustupitsa, et siin nagu liiga palju erinevaid maitseid oleks. Ta on natuke jahe. Kas ma tõmban nad mikrokasse? Me avastasime ennast stuudios mikro. Kui sa tahad, me saame. Teeme soojaks ta. Oota, aga näite korras, see näeb välja nagu... Ta näeb kurb välja, jah. Ei, teeme seda näeb välja või? No offense, Rimi pizzad on väga head, aga ta näeb välja nagu siuke mängumaja pizza, nagu lapsed mängivad, nagu titale annavad need mänguköögid on ju, millega tüdrukud mängivad. Natukene on nagu plastist asi. Aga jaa, tõmbame, meil on mikrokas olemas, vaatame, kas see... Ühesõnaga... No pane mingi 30 sekki maksib. Jaa, kella ta näitab, kas ta töötab ka. Või soojamaks. No tõmbame. Ma arvan, et on söödav küll, noh. Täitsa sai soojaks ju. No täitsa sai soojaks. Ma ei saa aru, kuidas sa alati paned tähele neid mingeid väikseid... Selle kohta öeldakse natukene autismi. On jah? Natukene pandud. Jaa, aga samas see on nagu mees, sa oled lihtsalt easter egg'ide tähele pani jälle. See on lihtsalt, ma ei tea. Igal juhul. Nii. Pitsa plast. Ja läkski soojaks. On väga kuuma. Ei ole lihtsalt nagu soe on. Okei. Nii, ja ma lõikasin vaata kui ilusad kiiviviilukesed. Ja paneme need siis ilusti siia pitsakese peale. Ma näitan siit ka kiivipitsa siis. See tundub nii vale. Ei, mõtlen jah. Aga see näeb väga ilus välja. See näeb välja ilus, aga... Kes see paneb kiivid pitsale? No võt, meie, Millennials. Oh, Jesus Christ. Ma siis võtan siit otsast näiteks. Pitsa on ülihea. See kiivi on nagu mingi täiesti eraldi seisev asi. Pitsa on täiega. Rimi pitsa kärib, mine päike. Nii hull ka ei ole. Ma panin topelt kiivi. See kiivi maitse on siin nii rõve praegu. See on hullem kui ananass pitsa peal, mees. Ta ei ole nagu rõve, aga ananass pitsa peal sobib, aga kiivi minu mõelest on täiesti eraldi seisev asi. Ta nagu absoluutselt ei haaku selle pitsaga kokku, ma ei tea. See on kuidagi nii vale. See on nii vale ja see on nii rõve ja ma ei tea, kes selle välja mõttes mine elama Antarktikasse. Amapiiril 1/10. Mulle ei meeldi see üldse. Ma annan loovuse eest, annan 1 punkti rohkem 20. Aga sul on kõht tühi selle peale. Aga Rimi pitsa maitse, mine pekki, nii hea, tavaline juustupitsa. Aga pitsakioskal ikka palju. Ja okei, ja ta oli krõbedane värki. Aga Rimi ei ole üldse kaugel. Ei ole, Rimi ei ole üldse kaugel. See on uus, mis see on lausung ja Rimi pole üldse kaugel. Ülihea loosung. Me oleme nagu pitsakiosk, me ei ole üldse kaugel. Päris hea. Nii. Okei. No nii, millega sa mind ületad? Ma ületan sind millegagi, mida sa ei tahaks. Okei. Pane silmad kinni. Pitsa peale tuleb juua. Tuleb, jah? No ma juba jõin hemelit. Ära muretse, me saame veel juua. Nii. No nii.
see kõlas nagu üks suur pudel. See kõlas nagu üks suur pudel, jaa. Ühesõnaga, okei, näitame ära, mis see on. Arjom, ava oma silmad. Kui ilus piimapudel. Selle mõtlen koju kaasa, mõtlesin väga suure endale. Jaa. Okei, ühesõnaga Coca-Cola ja piim või? Me segame kokku kokat ja piimat. Kusjuures, see ei kõla üldse halvasti. Ja tead miks või? Ma saan aru, et sa üritad mind hirmutada, aga ma olen 50-ndatel oli klassik see, et tehti Coca-Floate. Ja siis sa valad Coca-Colat ja paned sinna vanillijäätist peale. Ja ma ei ole kunagi seda proovinud, aga ma tahaks nii väga proovida. Ja kusjuures ma mõtlesin, et me proovime seda täna ära, aga Kerto natuke ütles, mis asju sa võtad. Mitte üdini, aga ta ütles, et sa võtad Coca-Colat, siis mõtlen, okei, ma jätan selle järgmiseks korraks. Okei, aga sa siis ootad palju sellest? Ma arvan, et see ei ole nii rõve, kui see praegu siin paistab. Aga kuidas sa seda nagu balansseerid, palju piima? Ma kohe ütlen, mul on olemas ka täpsed kogused. Davai, nii. Siin tuleb panna fill your glass about 3/4 of the way with Coke. Wait for the fizz to settle, ehk mullid lähevad alla ja siis ülejäänud klaas piimaga. Ja 3/4 on siis nagu... 3/4. 3/4. Ja siis 3/4. 75% on siis Coca ja 25% piima. Nii ma matemaatikast õppisin kunagi 3/4 ja 1/4. Ja pidi ootama, kuni mull siis ka ära kaob. Nii, on pool. Ma ütlen ausalt, mees, sa viisid oli nii palju. Ma ütlen ausalt, ma arvan, see tuleb nii rõve nagu. Miks? Sest ma armastan piima nagu, mulle ei meeldi. Kui ma seda nägin, ma pean proovima, sest ma armastan piima ja Coca on ka hea, aga nagu, ma ei tea, mees. Oota, aga palju sinu meelest oleks praegu 25% siia, siis nii palju või? Ei, see on palju, sest siin on vaata kitsam. Jaa, see nagu sa näitud on vist hea. Nii, pane niimoodi. Mu lemmikpiim. Ta tulebki. Nii või? Ma ei tea. Sama siuke värv jäi. Praegu oli? Siuke värv jäi. Okei. Ma panen kilga veel. Kilga? Kilga veel. Nii, siis panen sulle sama veel. Ta näeb nii hea välja. Et te kõik näeksite, kuidas ta ilusti seguneb. No nii. Veel. Vau, veel. Vaht tekib peale, vaata. Nii. Kõik või? Ma arvan vist. Oh my god, kas me peame seda mingi asjaga störrima ka? Ma arvan, see on fine. See on nii rõve! See lõhn on kahtlane. Ei, see on kõige rõvedam asi! Naa! Oota! Naa! Ew! Ta ei ole nagu hea, aga ta ei ole ka nagu halb. Ta veis nagu mingi süge rohi. Mingi süge nagu rõve rohi. Tead, mida see meenutab? Kusjuures mul tujudena vahepeal meeldib must tee piimaga ja vahepeal ei meeldi. Ja see on nagu mullidega must tee piimaga natukene, sest praegu sa tunned piima ja seda sidruni mingit maiku, onju. Ja see veits meenutab musta teed piimaga, aga külmal moel ja mullidega. Ei mees, mulle praegu ei ole küll ma sellel levelil, et see mulle nagu väga maitseks ja ma tahaks seda lõpuni juua. Ei, lõpuni ma ei taha ka seda juua. Ei. Ma annan hindeks 30. 10. Sa pigem sellised kiivipitsa. Kindlasti. Sest minu jaoks nagu see kiivi ei olnud segav faktor, aga siin nagu see kombo ei ole. See ei ole it. Okei, seda järgmist soovitas meie vaataja. Ma kohe ütlen ta nime ka. Kasutaja nimi, kes seda meile soovitas, on Janepurk 4489. 4 kuud tagasi kusjuures. Proovige Premia piparmündi jääti šokolaad. Premia, sorry. Ma ütlen kogu aeg Premia. Ühesõnaga piparmündi jääti šokolaadi tükkidega ja kasutage seda kui tipikastet leesirohelistele sibulakrõpsudele. See on 20/10 lemmar kombo. Mis tunded sind valdavad piparmündi jäätise suhtes?
Mis on kõige revedam asi üldse? See on ja me oleme juba seda söönud. Mida me sõime piparmündijätest? Tiirlistis. See oli see topsi sees roheline. Jaa, see oli jumala nasty. See oli see sama, jaa. Kertu sõi selle 2 suu poole kärad, oli nii happy, et ma tõin talle terve potsiku. Nii, ja tema väidab, et siis see kombo tipikastmena sibula leisiga peaks olema parim asi ever. No vaatame siis. Oota, see pidi olema siis see hea asi, mitte see halb asi või? Jaa, see on veel hea asi. Ja kusjuures see jats on nii ära sulanud, et see ongi konkreetne tipikaste valmis. On, vaata. Hell no! Korralik. Aga proovime siis Artjom. See said normaalselt tahku ju. See on tipikas täpselt. Nii. Palju seda panema peab? Kas ma teen see Krispoissi ja panen terve neist? Tee Krispoissi, ma arvan. Okei, ma teen Krispoissi, ma arvan siis. No tipikaste, sama nagu tipikaste. See väga ei tipi, ma ütlen sulle ausalt. No, proovime. Äärest. Hell no! Äärest tipib normilt. Aga tegelikult nagu visuaalselt näeb ilus välja. Ei näe, see on mingi plasteliin. Okei, edu, 3, 2, 1. Oot. Not gonna lie. Mulle kinda meeldib. Kohati. Minu meelest on niimoodi. Nii. Kui ma tunnen piparmünti liiga palju, võtan krõpsu peale, siis balansseerib nagu ära. Ja siis on nagu väga kuidagi huvitav kombo, nagu väga hea. Aga kui tuleb liiga palju, siis läheb rõvedaks. Ma olen suga 100% nõus, et ma esimese panin nagu retsid piparmünti, siis normaalselt domineeris üle. Aga kui sa nagu maitsekalt paned, omg. See nagu actually kuidagi sobis. Aga tõi mingi uue maitse tõi nagu. See kombo tuli. Täiesti haige, see actually on päris hea. Wow! Kellel me peame tänusõnad edasi ütlema? Jane Purk. Kui sa ise mõtlesid välja selle Jane, siis sa oled geenius. Sa peaksid Masterchefi minema. Leke nagu. Jesus Christ. Okei. Kuna ta on nagu veits veider, siis ma võtan 1 punkti maha ja panen 90. Mina ütlen ausalt, kuna mulle üldse ei meeldi see ju. Aga selles kombos on nii hea. Siis on 10. Amaberil. Ma teeksin terve pakki peeneks nagu. See on nii hea. Nii raske oli lõpetada. Jane, aitäh sulle selle soovituse eest ja ma usun, et kõik said targemaks. Proovige seda. See on actually väga huvitav ja väga hästi sobib omavahel kokku. Ja kui teile meeldib veel see jäätis. Siis ta läheb lihtsalt lolleks ära. Siis ärge proovige. Muidu te jääte sõltuvusse pärast. My bad guys, our bad. Nii. See oli väga kurja kuulutav. Nii. Las ma nüüd korra lähen sahvrisse. Kris, miks on Martini pudeli võtsid? Sellepärast, et shout out kõik Martinid. Kui te olete videos nii kaugele jõudnud, siis pange like ja subscribe ja kommenteerige alla Martin. Täna on Martinitele pühendatud osa. Martin, okei. Lähme sama rada. Võtan ka krõpsu. Ropuks ära või? Krõpsu. Okei, krõpsu, nii. Nii. Mina nimelt leidsin, et tegelikult oli ka seal olemas, et põhimõtteliselt barbecue krõps on ju. Ei olnud, ainult barbecue oli selline. Pea-chip. See on mingi tervislik asi siis või? Ma ei tea, mis see on, aga põhiasi on see, et see võib olema barbecue maitse. Hernekrõpsud, väga huvitav. Okei, nii. Ja mida sa paneb barbecue krõpsule juurde? Ma ei tea, barbecue on juba nii tugev maitseaine, et ma ei kujuta ette, mis siin juurde panna. Ranchi kastet või? Majoneesi või? Šokolaadipiima või? Seal oli milkshake, aga see oli parim alternatiiv, mis ma leidsin milkshake'ile. Nii et... Et sa sööd seda ja siis jood seda peale või? Ei, sa tipid seda milkshake'i nagu. Sa sööd barbecue krõpsu koos milkshake'iga. Okei. Ja see pidi olema hea. Nii jalu. Rits. Väike barbecue laks. Ma ei tea, kas ma olen hernekrõpse varem söönud. Ma ei tea, kas ma olen ka. Kui sellest on tegelikult hea krõps, ta imendab sisse selle barbecue. Oh my god, need on nii head krõpsud. On või?
nii huvitav. Wow. Wow. Nii. Wow. Kusjuures ma ei ole kunagi joonud siukest šokolaadipiima Eestis. Okei, aga ma topin endale suu täis siis. Ja siis võtta sipp peale ja vaata, kuidas on. Ma võtan endale ka siit. Nii. Äkki nüüd peab sööma nagu hommiku helbeda. Ja paned kausse ja siis. Aga tegelikult... Aga maitse on hea. Nagu midagi ei häiri otseselt. Sobivad väga hästi kokku. Šokolaad ja barbecue. Ma barbecue küll nagu väga ei tunne, aga nagu veits nagu lõpus tuleb. Me nagu reaalselt võiks nüüd vabalt süüa hommiku helvestana. Et valad siia sellega kokku ja sööd neid niimoodi. Jumala. Aga on ju. Kärib, räigelt kärib. See on reaalselt, jaa, ma olen suga nii nõus. Neid võiks nagu paugutada reaalselt. Samamoodi nagu seda teist. Aga nagu võib-olla tolle puhul oli lihtsalt see oli niivõrd originaalne vaata, et ma teda hindaks veits kõrgemalt, aga see on täitsa solid kombo, ma panen talle 70. Mina panen 9. 9? Jah, see oli nii originaalne, nagu sa ütlesid vaata. Ja see on 90 minu jaoks, seda võiks süüa jah. Lusikaga kausis. Ma reaalselt võiks vabalt. Kuigi võib-olla nagu makrode poolest ei ole nagu kõige targem mõte mingi 500 kilokalorisid krõpsu süüa koos veel mingi kuradi šokolaadipiimaga, aga iseenesest kombona, why not? Okei. Mees, kas sa oled disasteriks valmis või? No nii, olen. See on crazy, see ei saa hea olla. Reaalselt, see ei saa hea olla. Nii, see ei saa hea olla. No näita mulle, mis ei saa olla hea. Ma kohe tutvustan seda geniaalset leiutajat ka. Kertu Vaino 4 kuud tagasi soovitas meile, et palun sinep ja kissell. See on nii hea. Sinep ja kissell. Mida pekki? Ma enne tutvustan sulle kisselli, siuke kodune Moo Saaremaa kissell. Ja ma ei tea, minu meelest iga eestlase külmkapis on üldiselt see sinep, nii et ma võtsin selle kõige kangema. Kuidas seda balansseerida ja mis need kogused peaksid olema, pole õrna aimagi. Aga mees, ma arvan, me sureme. Ma ei usu, et see on hea. Kas sa tead, kui rõve see sinep on? See on korralik pauk üldiselt, jah. See on kõige rõvedam kurati asi, mida ma olen söön. No see on siuke wasabi, Eesti wasabi. No nii, kisell. Meil on liiga rõve kombo, et seda veel soojendama hakata. Aga näeb siuke korralik paksu tekstuuriga vedelik välja. Ma tahan näha, kui hea kisell see on. Ma tahaks ka nagu maitse. Väga mahe. Jaa. See on vist suhkruvaba või? Mul on siuke tunne. Väga mahe kissell. Nii, ja nüüd paneme siia sinepit. Kas sa tead, kui palju seda panema peab? Ei. No jah, ID, see on kõige tähtsam asi sinepi puhul, kui palju panema peab ju. Okei. Aga palju see on siis? Nagu pool kaussi või? Segad kokku siis või? Ma arvan küll. Aitab või? Ma ei tea ju, Artur. See läheb jube kole välja. Need on nagu mingid ussikesed praegu. Ma arvan, ta peaks ka kokku miksima ta rohkem või? Segan läbi, vaata mis saab. Midagi ei saa, vaata. See on nagu mingi kikiks nagu Jaana tindaks tulnud siia. See läheb nii välja. Need muutuvad nagu mingi väikesteks vakladeks siin selle kuradi kisselli sees. See näeb nii nästi välja ootama. Kuidas sa selle mõtte peale tulid? Oh my god, see lõhnab nagu mingi plastiliin reaalselt. Ma tean, see on jumala rõve. Ma ei suuda seda vaadata lihtsalt, ma ei suuda seda vaadata, mul on vaja pausi vaata. No ma arvan, see on piisavalt, Erkjom. Sina võtad rohkem. Teeme mingit pulli, et ma ei tea, ütleme oma vaatajate, et meil sai kaamera aku tühjaks ja me ei saanudki seda maitsta midagi sükst. Video, internet, halb internet. Jep. Okei, kuule, aga teeme ära selle lihtsalt. Peab neelama. Oi, kui palju
sa võtad, mina ei võta nii palju, sina võtad, mina ei võta. Okei, ma võtan. Sa ei pea. Ma võtan. Ma võtan vähem, sellepärast mul on trauma sinepist. Ei vaata, bro. Ei, aga mul on trauma. Okei, 3, 2, 1 ja let's go. Sa tahtsid, et ma paneks juurde seda ju. Ma oleks pidanud juurde panema. Kuidas need 2 asja üldse satuvad ühte kaussi kellelgi? See on nii nästi. See on ainult sinep. Kui rõve see on! Ma hoidsin seda keele peal kauem, et nagu aru saada, et mis teema on. See on lihtsalt sinep, aga nagu vedeldatud veel nagu. See on nagu vedel sinep. See on kõige rõvedam asi, mida ma olen söönud. Ja selle indeks miinus karmiljon, triljon, kasiljon, piljon. Pange see minema siit orbiidilt. Kertu, sa tegid pulli raudselt, noh. Kertu Vaino tegi pulli. Kas sa usaldad ei kommenti? Keegi ütleb, et pane sinna koera käkkigi ja siis pane lehma saia kokku. Kris, proovime lehmasaia koera käkk. Tal oli lõpus naeratas maili. See oligi manipulatsioon. Kertu raisk. Okei, Kertu, kommenteeri nüüd siia video alle, kas sa tegid meile pränki või sa päriselt armastad seda kombot? Issand jumal, see ei ole inimene siis. See ei ole inimene. Ei ole, sa oled teiselt planeedilt. Sa oled kuskilt mädarikke planeedilt. Igal juhul minu hinne -1,000,000. See on actually, ebavajalik täiesti. Ebavajalik. See rikkus mu elu ära nagu. Viimane asi minu poolt vajab mikrolainahju ja sinna läheb vaja popcorn. Popcorn. Ja popcorni jaoks on meil tipikastmeks hapukurgivesi. Hapukurgivesi? Tipid popcorni sisse, kurgivette. Mida p***et? Ja see peaks olema väga hea. Mida p***et? Ei, see peaks olema hea. Vabandage väga, inimesed, millega me tegeleme? Hapukurgivesi ja popcorn ju? Jep. Aga popcorn läheb ju lödiks vee sees. Jaa, sa tipidki sisse seda popcorni sinna hapukurgivette. Igal juhul 3 minutit mikrokes, jah? Paneme popcorni ahju. Mida ahju mikrokesse? Mikrokesse. 1, 2, 3, 4, 5, 6. No sõidame. A few minutes later. No nii. Värske popcorn. Popcorn isegi paklaadi aurab. See on väga hot. Nuusutame. Nuusuta. Mida? Kõrvetasid nina ära? Jaa, ma ei ole kunagi kõrvetanud nina. See on väga hot, jah. Ma ei ole kunagi oma nina kõrvetanud. Rahulikumalt teine kord. Ma ei teagi, et niimoodi juhtuda saab üldse. Said elult vastu näppe praegu. Mulle, issand jumal, mulle kunagi nina kõrvetanud. See ikka normilt aurab. See peaks olema siis... Tatek. Filigraanselt, väga filigraanselt. No aga meil on ju see maitsevesi olemas. Nii. Oota, ma võtan mõned kurgikesed siit eest ära. See on nagu lihtsam tippida. Need on alati väiksed kornisoonid või kuidas sa nimetad, need on ülihead. Jaa. Need on mul lemmikud. Väiksed kurgid üle suurte minu meelest. Saad aru, kui ma olin tatt, on ju, siis üldiselt sõime neid minikurke ainult mingi aastavahetusel või mingi jõululauas. Ja mine pekkis oli alati siuke pidupäev. Need on tõesti nii head. Ja selle pealt peaks olema popcorn siin sees. Sama hea. Ei taha uskuda. Aga proovime. Teeme ära selle õuduse. Nii. Popcorn, siis kurgikastmesse ma tipin selle seda täitsa sisse. See on ju, ta läheb... Läheb hea, kui ta läheb väiksemaks mu käes. Ma räägin, ta vettib läbi. Nii, 3, 2, 1. Mida? Ei! Ei! Tekstuur kaob kohe ära, ta lihtsalt vettib läbi. See on nii rõve tekstuur. See on nagu ta sööks kellegi mälutud toitu sööks. Jaa, täpselt, jaa. Keegi on sõiba mälu natukene. Aga äkki läks paljuks vaata, äkki peab nagu mingi... Kiire või? No siis ma ei tunne üldse maitset.
Ma arvan mõte on, et sa nagu pritsid veits peale, et siis see näeb nagu mingi hapukus. See on nii rõve, kui ta nagu märg. Yeah. See on nii rõve nagu. Kui sa seda natuke paned, siis mulle see hapukus meeldib, mis lisandub sellele soolasele popcornile. See on päris hea. Aga mul on veel idee. No. Võta kurki ja mingi 5 tükki ja paned miksi. Mees. Teeme kurgi popcorni võileiva. See veel on. No ma kohe õpetan sind. Kukub. Ma teen niimoodi lihtsalt. No ma teen niimoodi lihtsalt. Jah. Noh, peaaegu. Ma teen niimoodi lihtsalt. Näed, mul on võileib. Lamp nagu ebavajalik. Ta on nii lamp, ta ei ole nagu kõige rõvedam asi, ta on nagu veits rõve. Mina teen ausalt 20. Ma ei tea, miks sa tegema peaksid üldse nagu. Ma ei tea, ma ütleks ka, et mega lamp, mega mõttetu. Võid 2 või? Ma panen 2, jah? See on rõve või nagu ta on nagu... Ei, ma mõtlengi, et ma panen 1, sest nagu see on täiesti ebavajalik kombo. See on jah, see ei ole vaja. Jah. Sõbrad, aga aitäh taaskord vaatamast. Sellised said meie tänased kombinatsioonid. Ja väga rõvedad mõned ja ka mõned üllatavalt head. Üllatavalt head. Jou, kuuled, järgmine kord. Ma pole nii ammu enda juures mingit pidu teinud, aga juhuslikult, kui ma teen, siis ma pakun leisi koos selle jäätisega tipikast. Ja kõik on nagu, et parim pidu üldse. Parim pidu üldse. Sõbrad, aga meie oleme Artjom Saviski ja Kris Poiss. Meie oleme. Aga oleme ju, meie oleme. Meie oleme Artjom Saviski. Ja Kris Poiss, meie oleme. Aga eesti keeles nagu... Meie oleme Artjom Saviski ja Kris Poiss mõlemad. Jep, ja jälgime palun Instagramis, kui ta seda veel ei tee. Ja loomulikult subscribe to channel, pange like sellele videole, kui meeldis. Ma tahaks loota, et meeldis. Ja näeme nagu ikka järgmisel kolmapäeval. Ciao.